Tere ja ilusat kolmapäeva kõigile. Nii nagu öeldud, mina olen Tiina Saar ja Tallinna 32. keskkooli majandusõpetaja. Ma arvan, et kõik meie majandustunnid on hästi praktilised ja me teeme tõepoolest koostööd väga erinevate ettevõtete ja ettevõtjatega. Aga täna ma siis räägin ühest konkreetsest projektist, mida sain ka lühidalt eelmisel aastal tutvustada. Ja see projekt on kestnud meil 4 aastat. Esimene slaid kohe, kui tuleb. Ja projekti nimi on siis projekt Noored maale. Nimelt sai see idee alguse 4 aastat tagasi, kui me mõtlesime Haapsalu linnavalitsuse kogukonnatöö spetsialisti Maire Vilbasega, et mis oleks põnev idee Tallinna noortele, ehk selles võtmes, et kuidas linnanoored tuleksid maale, mida nad maal näevad, milliseid põnevad ideid just nimelt linnanoored saaksid maal rakendada. Ja loomulikult siis koostöös ettevõtjatega. Nüüd esimesel aastal siis, kui me saime kokku, kohtusime me erinevate seltside esindajatega, kaasas 10. klassi noored. Ja kuna igal aastal on ka erinev teema, millega noored tegelevad, siis tol aastal olidki siis välja vaja töötada mõtted, mida võiks teha niisuguses paigas, kus ei ole mitte midagi ega mitte kedagi. Ja kõik need veel etteruttavalt saan öelda, et kõik need ideed on üleval ka Haapsalu linnavalitsuse kogukonnatöö lehekülje all väljas. Nüüd äge on veel minu meelest see, et üleüldse gümnaasiumis majandust õpetades lähtun mina sellest, et tänane gümnaasiumi noor on homne otsustaja. Ja teine, et majandusõppe peab olema hästi praktiline ja noortele peab olema see ka praktiliseks väljundiks. Ja kolmandaks see, et tõepoolest on siis koostöö erinevate ettevõtjatega. Nüüd järgmisel aastal siis leidsime, et võtame uue teema noorte jaoks ja valmisid noorte ideed kohalike toodete turundamiseks ja need tooted olid siis esindatud Ott Talu poes. Ja siin algas meie koostöö ka Margus Maripuuga ja ma annan sõna nüüd Margusele. Jah, aitäh Tiina. 2019 oli siis see aasta, kus Tiina ja Maire minu poole siis pöördusid sellise huvitava projektiga, mida nad vedasid juba 2 aastat ja võin seda öelda, et ega ma alguses suurt midagi väga arvata ei osanud sellest, et minu jaoks oli see väga uudne midagi sellist teha. Et ettevõtjana ma siis vedasin sellist ettevõt nagu Marjatar osaühing, mis siis tegutseb siin HSK-s Läänemaal, Matsalu lahe ääres. Erinevaid siis sinepeid, maitsesinepeid ja siis ka erinevaid siirupeid ma siin toodan. Aga igatahes selline koostöö noorte õpilastega tundus minu jaoks väga põnev, sest et juba see, kuidas Tiina sellest rääkis, selline entusiasm ja selline sütitav oli tema lähenemine, nii et see oli ka põhjus, miks ma sellega nõus olin, et siis osaleda, teadmata üldse, mis võiks olla ka see lõpuks see praktiline tulem minu jaoks või kas üldse seda on. Et ühesõnaga ütlesingi, et olen nõus ja tagantjärgi võib öelda, et oli väga tore, millest ma siis pärast ka räägin, et miks ta tore oli. Nii et esimene aasta oli 2019 siis minu jaoks, jah. Nõnda, siis kui me läheme edasi, siis panen kohe järgmise slaidi, kui seda
on nüüd näha. Noored Maale 3 ja sel aastal oli õpilastel taas kord uus ülesanne ja ka ma rääkisin eelmisel aastal samal konverentsil, kuidas siis tol ajal 11. klassiga me saime kokku erinevate väikeettevõtjatega ja mõtlesime selle üle, et kuidas tulusid vähendada ja kulusid suurendada ja jõudsime selleni, et kulusid väikeettevõttes praktiliselt võimatu on vähendada. Nüüd järgnevalt ja sellel aastal veel, mis oli tagasiside õpilaste puhul oluline, et just nimelt koostöö või rühmatööd, ühisarutelud ettevõtjatega, aru saada, mis on need päris probleemid, kuhu soovitakse jõuda, mis on unistused, kas neid unistusi saab üldse täita, et see oli õpilaste jaoks hästi-hästi positiivne. Nüüd järgnev Noored Maale 4. Eelmisel aastal alustasime ja ka sellel aastal oli kaasatud Margus. Nimelt tema juures me saime kokku ja sellel aastal olid siis erinevad piirkondade seltside esindajad, kellega rühmatööna arutati läbi ja kus oodati noorte uusi ideid, et mida võiks ühes väikeses piirkonnas teha. Ja uudne oli see projekt ka selle poolest, et esimest korda sel aastal ka noored valmistasid prototüübid, mida siis tutvustati. Ja uudne ka veel ühe teema poolest, et kuna kokku me enam ei saanud, et siis videosilla vahendusel noored oma projekte kaitsesid. Ehk et jätsingi ütlemata alguses, et projektidega on nõnda, et kui me käime koha peal ära, teeme meeskonnatööd, siis koolis on meil 1 kuu aega vaja toimetada ja siis edasi, kui projekt on valmis, läheme me tagasi ja tutvustame kõikidele osapooltele, et milleni on noored jõudnud. Aga ma annan jälle sõna Margusele. Et no sel aastal enam polnud mingit kahtlustki, et kui see tuli selline pakkumine, et kas me tahaks selle osaleda, siis loomulikult olin ma nõus. Sellepärast, et see esimene aasta oli olnud üpris põnev ja selline, nagu ma ütlesin, siis selline uudne ja väga selline uusi, ka minu jaoks uusi selliseid mõtteid toov või selliseid väga uusi vaatenurkasi avav. Nii et sel aastal olin ma nõus kohe ja hea meelega olin nõus ka siis sellega, et just nii, et siis minu juures siis täna talus teha siis see kokkutulemine ja siis teha need töörühmad. Nii et ja hea meelega võin ka seda meenutada, et too aasta mulle ei meelde, et see noorte eriline selline innukus või selline entusiasm, kui nad tahtsid tõesti teha seda ja nende ideed olid väga lennukad, mis mulle tegelikult väga meeldib noorte puhul on see, et nad ei karda. Et mitte miski pole võimatu, kui seda tahta ja sellest aastast mulle jäidki just nimelt meelde need ideed, mis olid tõesti lennukad ja nad ei kartnud justkui mitte midagi. Võt nii, aitäh Tiina tagasi sulle. Ja tore on see, et alustasime ka oma 5. projektiga just eile. Ja sellel aastal siis just eile videosilla vahendusel kohtusime uute inimestega. Taas kord olid seltside esindajad ja ettevõtjad, mis on hästi tore, et kuna me oleme selles ühes ja samas piirkonnas, siis Haapsalu linn on ju suur pärast ühinemist Ridala vallaga, et selle 4 aasta jooksul on sellesse väiksesse piirkonda tulnud noori ettevõtjaid uute lennukate rahvusvaheliste ideedega ja neid me eile ka kuulsime. Ning uus ülesanne siis sellel aastal on, et nad peavad taas kord läbi mõtlema, milline võiks olla põnev ettevõtte Asuküla piirkonnas ja kasutavad sel aastal ka siis kohalikku keskkonna ja loodusressurssi. Nüüd lõpetuseks, et mis see siis üldse niisugune projekt, et mis see tulem on ja mis minu arvates see noorele annab? No kõige olulisem, ma arvan, ongi see, et noor saab kaasa rääkida päriselt ettevõtlusmaastikul. Ta päriselt saab aru, et mis on need probleemid, millega ettevõtja igapäevaselt peab tegelema.
näiteks ka täna värske siis näide, et kus ühed noored tahavad teha ühte turismiatraktsiooni mere äärde ja nad said aru, et seda on väga keeruline teha, sellepärast seal on üks kaitsealune liik ja nad pidid uurima ka detailplaneeringut, saatma meile kohalikule omavalitsusele ja kolivad oma ideega näiteks üle sellest piirkonnast Rohuküla sadamasse, sellepärast et kaitsealune konn on see, mille pärast ei saa ideed üldse teostada. Ja kokkuvõte on see, et oluline, et gümnaasiumi noor, jälle rõhutan, kes on homne otsustaja, et ta saab aru, et millised need majandusmärgid on lähipiirkonnas, kus ta elab, Eestis, mujal maailmas ja lähtuvalt sellest teeb oma otsuseid. Aitäh! Reaalelulised näited siis, et sisuliselt lastakse õpilased äriprotsessidele ligi. Ma tahtsingi, Tiina, sinu käest küsida, et mis sõnadega siis ettevõtjatele läheneda, et nad õpilasi niigi kiire elukorralduse juures ettevõttesse üldse ligi laseks. Saadavad paar slaidi, kuidas trükimasin töötab, aga et sinna näppu pidi ligi lasta. Mismoodi sa seda neile müüd, seda plaani? Kuna me teeme esialgu, me alustame nii, et me 10. klass me alustame pehmete projektidega, nimetan ma nii. Näiteks sellel aastal ja pehme projekt on minu jaoks siis koostöö kas mõne teatriga, sest see on õpilastele ehk esmahetkel arusaadavam. Näiteks lõpetasime 10. klassiga koostöö Estonia teatriga, kus me tegime Estonia teatrile turundusprojektid. Ja sealt edasi siis on just nimelt 10. klassis teine projekt koostöö väikeettevõtjatega ja milles on nüüd huvi, ma arvan, et ettevõtjate huvi seisneb selles, et ta saab ühe noore inimese kaasaegse mõtte, kuidas oma väikeettevõtted kas siis ägedamalt turundada, mis on need uued kanalid, mida veel võiks teha, mingid hullud ideed ja see on köitnud väikeettevõtjaid. Eks see on siis see üks indiaani vanasõna, et mitte meie ei õpeta lapsi, vaid lapsed õpetavad meid. Selles olukorras siis ettevõtjad lähevad, siis õpivad noorte käest, mida oma ettevõttes paremini teha. Ja sellega suudad sa selle maha müüa. Palju sa eisid kuuled, et öeldakse ei, ärge meile nüüd küll tulge? Ma ei julge öelda, aga mitte ühtegi eid ei ole tulnud. Vau, äge. Siiani. Margus, kas need noored on toonud sinu ettevõttesse siis turunduse poolest, kas on sul kliendid nooremaks läinud? Kas nad on hakanud sinepit ka sööma? Selles suhtes, et kindlasti nad toovad sellist nooruslikkust mulle, et kui ma ükspäev vaatasin üle nende vanad ettekanded ja need esitused, siis mulle eeselt 2019 aastast jäi selline huvitav nende missioon ja visioon meelde, kus nad rääkisid innustamisest ja inspireerimisest ja samas see ongi nüüd täpselt see, mida mina ise kogu aeg räägin ka praegu juba, nii et võib-olla ongi see nende selline avatus, siirus, mis mulle selle asja juures meeldib rohkem ja sinep, miks mitte, eks ikkagi selline, kui ettevõtja on selline avatud ja nooruslik ja siis ilmselt ka sinepsööjad on samamoodi siis nooruslikud ja vanus polegi oluline ju. Oluline see, kuidas nad ennast selle juures tunnevad. Oluline on Exceli lõpus käibenumber. Aitäh intervjuude eest Tiina Saar ja Margus Maripuu.